Nii, head komisjoni liikmed, head külalised, et ma teeks kõigepealt kohe ettepaneku, et võiks kinnitada selle nädala töökava. See töökava on täpselt sellisel kujul, siis, nagu see oli ka välja saadetud. Töötame siis täna, kus on meil ka punktiks Kliimaministeeriumi hallatava riigiasutuse riigilaevastiku hanketingimuste ja otsuste kujunemine ja läbipaistvus. Kui komisjoni liikmetel midagi selle vastu ei ole, siis päevakord on töökava on siis kinnitatud konsensuslikult. Aitäh! Ja liigume siis selle põhipunkti juurde, mille ma juba tõin välja, et ma kohe tutvustan ka meie külalised. Ma näen juba, et vist meil on külalisi vist tulnud isegi rohkem, kui meil oli algselt kutsutute seas. Et meil Kliimaministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Maarja Kilter, suur aitäh tulemast, samuti merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kristjan Truu, aitäh tulemast. Transpordiameti riskijuhtimise osakonna juhataja Evelin Pungas, aitäh. Riigilaevastiku õigus- ja hankeüksuse juht Katrin Andre, aitäh tulemast. Nii, ja laevaehituse projektijuht Kirill Izmailov, aitäh. Ja võib-olla ma kohe taustaks teen sellise väikese sissejuhatuse, et ma arvan, et selliste küsimuste voorus me saame ka natuke rohkem teada, aga see põhjus, et miks täna see küsimus on päevakorras, et selline küsimus, mis puudutab riigihanget, eks ole, läbipaistvus, võimalike huvide konfliktide maandamist ja ka seda, et ei oleks kuskil siseinfo kasutust, et see kõik puudutab korruptsioonivastast erikomisjoni. Ja siis siin selle kuu, eelmise kuu jooksul siis ilmus mitu artiklit meedias, kus siis oli välja toodud, et oli välja kuulutatud hange riigilaevastiku poolt ja selle võitjaks, riigihanke võitjaks oli üks ettevõte, mille 50% osalus kuulub Transpordiameti merendusteenistuse direktorile ehk siis inimesele, kes on ka, eks ole, seotud antud valdkonnaga. Samal ajal veel tuli välja ka see, et huvide deklaratsioonis ei olnud see osalus märgitud ja muidugi meie komisjoni pädevus on see, et aru saada, et kuidas siis sellistes olukordades üldse siis huvide konflikt maandatakse, et kuidas siis tehakse neid riskianalüüse, et võib-olla siis püüamegi vaikselt niimoodi küsimuste-vastuste voorus siis aru saada ka selle hanke sisust ja täpsemalt, kuidas siis kõik välja kujunes. Et võib-olla alguses võiks alustada sellist laiema käsitlusega, et võib-olla lihtsalt üleüldse sellest struktuurist, eks ole, et nagu ma ütlesin, et meil on täna nii Kliimaministeeriumi esindaja, meil on samuti riigilaevastiku ja Transpordiameti esindajad, et kõik see, et kuidas siis omavahel võib-olla kas või see struktuurne seos, eks ole, alustuseks Kliimaministeeriumi, siis Transpordiameti merendusteenistus ja riigilaevastiku vahel, et võib-olla lihtsalt, et ka nii komisjoni liikmetele oleks võib-olla rohkem aru saada, aga ka nendele, kes istungit jälgivad. Et ma komisjoni liikmetele võib-olla saadaksin ka need artiklid veel kord ülevaatamist, kuni ma siin kuulan. Ja, et ma ei tea, kes siis soovib. Ja aitäh küsimuse eest, lugupeetud komisjon ja tere päevast loomulikult. Ja Kristjan Truu olen mina ja võib-olla üldisest pildist nii palju, et meil on Kliimaministeeriumi üks struktuurüksus on merendusosakond, mis asub siis merenduse ja veekeskkonna asekantsleri juures. Ja lisaks siis meil on Kliimaministeeriumi hallatavad või allasutused, milles siis Transpordiamet on ametiasutus ja riigilaevastik on siis hallatav asutus. Mis tähendab seda siis, et igasugune järelevalve funktsioon on ametiasutuses Transpordiametis ja riigilaevastik siis haldab riigile kuuluvat laevastikku. Ja suures, kui me räägime täna igasugustest laeva omandusest, siis siin mõned aastad tagasi toimus reform, kus siis
liikusid erinevate riigiasutuste juures olevad laevad siis riigilaevastiku koosseisu, mis siis siin mõned aastad tagasi ka loodi. Sealhulgas siis olid Transpordiameti laevad, Politsei- ja Piirivalveameti laevad, Keskkonnaameti laevad, mis siis üle läksid. Ja riigilaevastikul on täna erinevad funktsioonid ette nähtud ja üks funktsioon on ka nii-öelda see arendustegevus, eks ka riigile uute laevade hankimine, et nendega siis teostada erinevaid töid, nagu ka tegemist on multifunktsionaalse laevaga, mis siis ongi ette nähtud erinevate tööde jaoks, mis siis muuhulgas on vajalik siin erinevatele asutustele, et multifunktsionaalne laev tegeleb nii poitöödega kui ka võimalus erinevate teaduslike töödega tegeleda, sealhulgas siis seiretegevustega, mis on ka ministeeriumile olulised. Aga lühidalt sellega kõik hetkel. Ja, aitäh, et võib-olla saab ka kohe selle hanke juurde minna, et esiteks millal see oli välja kuulutatud ja teiseks, et mis siis oli see hanke sisu eesmärk? Aitäh küsimusest, Katrin Andre Riigilaevastikust, et multifunktsionaalse töölaeva laevaehituse järelevalve ja nõustamisteenuse hange oli Riigilaevastiku hankeplaanis, 2005. aasta hankeplaanis, mis siis aasta alguses sai kinnitatud ja hange ise kuulutati välja 3. novembril 2025. Ja pakkumuste esitamise tähtaeg oli siis 29. detsember, ehk siis pakkumuste esitamiseks oli aega peaaegu 60 päeva. Ja hanke eesmärgiks oli siis leida Riigilaevastikule partner, kes aitaks Riigilaevastikul siis multifunktsionaalse laevaehituse järelevalvet teostada ja nõustamisteenust meile siis osutada. Et võib-olla Kirill seda täpsemalt korra sellest sisust rääkida, et mida me täpselt tellime. Just on täpselt kirjeldatud, et kui meil vajadus tekib, siis on meil vaja abi, et omaniku järelevalve teostamisega hetkel oleme ise küll hakkama saanud, aga võib tekkida olukordi, kus on korraga vaja kontrollida hästi palju asju ja meil oma majaressurssi, majasisest ressurssi, sellest võib puudu jääda. Selleks oligi vaja sellist hanget, et kus me vajadusel saaksime kutsuda spetsialiste, et mingit tööd kontrollida. Ja, aitäh, et hange oli välja kuulutatud 3. november, et minu küsimus on, et millal siis võeti tööle või asus tööle siis Transpordiameti merendusteenistuse direktor, kelle siis 50% osalusega ettevõttega selle hanke võitis? Evelin Pungas Transpordiametist. Edgar Beganov asus Transpordiameti merendusteenistuse direktori ametikohale 13. oktoobril 2025. aastal. Ennem seda töötas ta hanke võitnud ettevõttes. Enne Transpordiametisse tööle asumist oli ta ettevõttes nii osanik kui juhatuse liige. Juhatuse liikme koha pealt ta taastus tagasi. Nii et kui ta Transpordiametis tööle asus, siis ta oli ennast juhatuse liikme koha pealt taandanud, küll aga säilis tal osalus kõnealuses ettevõttes. Jah, lihtsalt, et täpsustuseks, et põhimõtteliselt kuu aega enne seda, kui siis hange välja kuulutati, et 13. oktoober asus tema tööle, 3. november oli siis hange välja kuulutatud. Ja tõepoolest järgmiseks ka peaks üle käima need momendid, mis olid ka ära märgitud, et just mis puudutab eraldi, eks ole, need hanke tingimusi. Et ma saan aru, et jah, tegemist on selle järelevalvega, et mis siis peaks ekspert teostama, aga oli näiteks välja toodud, et see ekspert peab olema läbinud siis kindla marki navigatsiooniseadmete paigaldamise koolituse. Et miks seal oli nagu eraldi selline võib-olla spetsiifiline, kuidas öelda, hanketingimus? Ma annan Kirilli kohe sõna seda sisu seletada, aga ma tahaks ühe täpsustuse teha, et meil tegelikult veel hanke võitjat ei ole.
et me oleme teinud hankemenetluses alles esimese otsuse, mis on siis pakkumuste vastavaks tunnistamise otsus ja eduka pakkumuse otsus, aga me ei ole veel teinud otsust siis eduka pakkuja kvalifikatsiooni kohta, ehk meil ei ole veel ettevõtet, kellega hankelepingusse minna, et lihtsalt väike täpsustus. Ja mina vastan siis sellele teisele küsimusele või esimesele, et kuna laevale paigaldatakse siis Wärtsilä Nakkose Platinum navigatsiooniseadmeid, mille sisse integreeritakse ka laeva dünaamilise positsioneerimissüsteem ja meie teada on et see, et laevaehitaja kavatseb seda ise paigaldada ja seadistada, siis meie mõte oli see, et minu mõte oli see, et meil on vaja partnerid, kes oskab kindla margi tooteid ja süsteemi kontrollida ja seadistada või anda meile nõu, et kuidas seda süsteemis peab kontrollima. Et meil on endal maja sees juba olemas tavanavigatsiooniseadmete eksperdid. Et tavalisi eksperte meil vaja ei olnud, aga meil oli just vaja spetsiifilist teadmisi. Ja teine võib-olla ka see üks, mille kohta ka selline tõstatus küsimus, üks nii-öelda kitsendus, mis läks alla, et miks siis kasutati, eks ole, nii-öelda järelevalves sellist nagu eksperti kohta sõna nagu surveyori kompetents, et justkui, et see ei ole nagu tavapärane, eks ole, mida kasutatakse, et see on see, mis on, eks ole, välja toodud ka nendes artiklites. Et miks võib-olla just seda kasutatakse, seda sõna? Ma ütleksin, et merendus on täitsa tavapärane sõna surveyor, et ingliskeelne küll, aga on olemas ka otsetõlge eesti keelde, et surveyor ja eesti keel on surveyor. Ja laeva surveyor teostab laeva kontrolli, et kui hanke kokku pani, siis vaatasin sõnastikust, mis on otsene tõlge ja kasutasingi vastavad terminid. Ja samuti meil oli hankes ka hiljem ära kirjeldatud, mis see surveyor endast kujutab, mis see sõna tähendab. Ja ma arvan, et see ei ole mitte kuidagi kitsendav. Ja, et kui nüüd Edgar Peganov tööle võeti, et kas siis oli teada, et eks ole, tal on see äriseos 50% osalus, et kuidas siis, eks ole, ma saan aru, mingi asi, mis oli meedias läbi käinud, midagi te ka mainisite, et olite nagu teadlikud, aga kuidas ta ise, kas ta andis teada oma võimalikust huvide konfliktist ja millised olid võetud abimeetmed huvide konfliktide maandamiseks? Ja, aitäh. Ja, oli ette teada, kui ta tööle kandideeris, siis ta juba andis teada nii oma osalusest kui juhatuse liikme positsioonist ettevõttes. Vahetult enne tema ametis asumist oli meil eraldi arutelu koos peadirektoriga, kus me nentisime, et juhatuse liikmena tegutsemine edaspidi ei tule kõne allagi. Ehk juhatuse liikme koha pealt me palusime tal ennast taandada, ta oli sellega nõus. Aga osaluse osas oli meil kokkulepe, et ta teavitab osalustest, ta vormistas osaluste kohta korrektsed kõrvaltegevuse teatised, kuigi avaliku teenistuse seadus ei eelda osalustest teavitamist, siis just nimelt sellest samast seosest tulenevalt, et tema ettevõte, kus ta osalust omab, tegutseb samas valdkonnas, mis teenistust ta hakkas juhtima ametis, siis sellest tulenevalt me leppisime kokku, et läbipaistvuse huvides oleks vajalik temapoolne kõrvaltegevuse teatise esitamine. Nii et ta esitas mõlema, tal on 2 äriühingus osalus, nende mõlema kohta esitas ta riigitöötaja iseteenindusportaali vahendusel korrektsed kõrvaltegevuse teatised ja need läbisid kõik kooskõlastusringid ja on jõudnud ka peadirektorini, kes on need kooskõlastanud. Et kas saaks täpsemalt, millal ta selle kõrvaltegevuse teatise vormistas? Ma ei oska kuupäeva öelda, aga see oli esimese nädala jooksul tööle asudes. Et
oktoobris, eks ole. ja kohe esimesel töönädalal ta tegi seda, ja. Ja, et võib-olla see moment, et meie komisjon eraldi tegeleb ka nende huvide deklaratsioonidega ja huvide deklaratsioonis, mis on komisjonile nähtav, et seal ei ole ametlikult märgitud siis tema kohta, tal ei ole märgitud, et temal oleks 50% osalus selles, eks ole, ettevõttes Workboat Consulting. Et kas teil on olemas info, et miks seda ei olnud märgitud? Seal tagantjärgi tarkusena ütleme, et oli mingi tehniline probleem, et ta esitas selle deklaratsiooni hästi ruttu. Ta esimese deklaratsiooni esitas 17. oktoober juba, et ta tegi kiirustades tõenäoliselt ja ei märganud, et neid andmeid ei ole, et seal, kuigi neid osalusi selles õiges lõigus ei olnud välja toodud, aga paar lõiku ülevalpool olid kõrvaltegevusena need samad osalused ära märgitud. Tänaseks on esitatud uus huvide deklaratsioon. 4. veebruaril on esitatud uus huvide deklaratsioon ja seal on andmed korrektselt esitatud. Ja no lihtsalt see ongi probleem, ma nägin, et ka selles kommentaaris oli kirjas, see esialgne kommentaar, mis oli tegelikult ka antud meediale, et seal oli kirjas, et justkui see oli pooleli ja et on plaanis siis seda täiendada. Esiteks huvide deklaratsiooni, mis on esitatud, ei ole võimalik täiendada. Et seda on võimalik lihtsalt uuesti esitada. Siis algselt oli nagu teine jutt, nüüd täna on uus jutt, et ikkagi nüüd on esitatud muidugi 4. veebruari seisuga, aga see on nagu üleüldine läbiv probleem, et ikkagi et jäetakse nagu esitamata huvide deklaratsioonis need osalused, kuigi kui siis seda täita, seal tuleb eraldi lõik, eraldi nagu see küsimustik, kus on eraldi ka välja toodud konkreetselt kas siis osalused välismaisetes firmades, osalused riigisisestes firmades, et lihtsalt see jutt, et ei pannud tähele või ei märganud, et see tegelikult ei ole väga usutav, et eriti kui on nagu juba pikemat aega töötatud ka riigisektoris. Aga see moment ka, et mina saan aru, et see oli vist ka, kas siis ministeeriumi, kellegi poolt oli ikkagi kommentaar nende huvide deklaratsioonide kohta, et samuti algselt, et seda huvide deklaratsiooni nüüd hakatakse muutma ja justkui, et see deklaratsioon esitati, et nii kaua, kuni see pole avalik, et järelikult justkui ei pea kõik andmed olema, et kas see on jätkuvalt teie see seisukoht, et andmed siis peavad olema täielikult alles siis, kui see läheb mingi hetk avalikuks? Maarja Kilter Kliimaministeeriumist, et aitäh küsimuse eest, aga ma võib-olla täpsustaks, et päris sellist mõtet nüüd küll me ministeeriumi poolt kindlasti välja toonud ei ole, pigem me püüdsime selgitada, et miks ta ei ole avalikus vaates olnud kättesaadav. Et tegemist on olnud siis huvide deklaratsioonide registri sellise puudusega, mis on tehniline puudus ja inimesed, kes siis esitavad kelle tähtaeg on nagu järgneval aastal, aga teevad seda ruttu ja esitavad kiiresti, siis kahjuks nende deklaratsioonid avalikus vaates tehnilistel põhjustel ei ole kättesaadavad. Selleks arendatakse ka praegu uut huvide deklaratsioonide süsteemi. Aga siin ei saa meie nagu ministeeriumi poolt rohkem midagi teha, et meile ka tuli üllatusena tollel hetkel, et seda deklaratsiooni sellest vaatest kättesaadav ei olnud ja püüdsimegi selgeks teha ja ühtlasi ütles ka kantsler, ma tean väga selgelt välja ja olen ka mina öelnud välja, et kui nüüd siiski kuskil deklaratsioonis on olnud sellised puudused, mida on silma jäänud ühele, teisele, kolmandale poolele, siis need tuleb ära korrigeerida. Ja sama sisendi me oleme andnud vajadusel ka Transpordiametile ja nüüd on deklaratsioon korrigeeritud. Aitäh! Ja, et siin olekski lihtsalt see ühtne mõistment, isegi kui see ei ole avalikult kättesaadav huvide deklaratsioon, see ikkagi teatud asutustele, kes siis teostavad järelevalvet nende üle on nähtavad ja ikkagi isegi siis peab olema see õigesti
täidetud ja pealegi nagu ma ütlesin, et tegelikult kui deklaratsioon esitatakse, ei ole võimalik seda muuta, et see võib-olla on ka see laiem probleem, et oleks vaja nagu teha see võimalus, et nagu neid deklaratsioone oleks võimalik muuta, kui ilmneb, et keegi näiteks unustab või ei tee midagi korrektselt, aga jah, praegu sellist võimalust ei ole, et kui deklaratsioon esitatakse, siis see jääb sinna kehtima ja siis tuleb täiesti, eks ole, uus otsast peale esitada, et ta isegi ei salvesta need teisialgsed andmed, mis näiteks eelmises deklaratsioonis olid sisse viidud. Kas ma tohiksin korra Jah. ühe kommentaari siia juurde panna, et tegelikult see oligi ka ministeeriumile üllatus selles mõttes, et erinevalt võib-olla paljudest teistest ministeeriumidest, Kliimaministeeriumi siseaudit reaalselt kontrollib hallatavate asutuse juhtide, KIK-i juhatuse liikmete huvide deklaratsioone ja vajadusel ka allasutused pisteliselt, ehk et siin ilmselgelt meie oleme väga oluliseks pidanud, et need on õiged, aga probleem tekkiski sellest kohast, et meie ka tegelikult selles vaates ei saanud ligi ega näinud ja siis me hakkasimegi uurima, et milles nüüd siin see asi on ja siis selgusidki tehnilised takistused seoses süsteemiga, mis siis selle olukorra kaasa tõid ja nüüdseks on siis see deklaratsioon korras, nagu Evelin ütles, ja ka avalikult kätte saada. Aga tehnilisi asju meie muuta ei saa. Aitäh! Jaa, aitäh. Et kas teil on muidu ka teadmist selle sama firma, selle ettevõtte tegevuse kohta, et see sama Workboats Consulting, kes siis ka selle hanke võitis ja mille 50% osalus siis kuulub Edgar Beganovile, kes on ka meil siis riigi Transpordiameti merendusteenistuse direktor. Et selle firma kohta on teil andmeid? Selles mõttes eraldi analüüsi me selle firma kõikide tegevuste kohta teinud ei ole. Teatav info on, me vaatasime, milliseid tasusid on ministeeriumis või meie allasutuses mõnes talle varasemalt makstud, aga jah, loomulikult me ei ole allasutuse merendusteenistuse direktori osalusega ettevõtte kõigi detailidega kursis. Ja, aga kas teil on infot või teadmist, kas seesama Workboat Consulting oli seotud ka selle mitmeotstarbelise laeva projekti koostamise konsultandina? Niivõrd, kui meile on infot olnud kättesaadav, lühidalt öeldes, mida me vaatasime riigilaevastiku dokumendihaldussüsteemi siseauditi poolt, kui see küsimus tõstatus, vaatasime riigihanke registris üles laetud hankedokumente, küsisime küsimusi Transpordiametilt, küsisime küsimusi ka riigilaevastikult, siis vähemalt nendes tegevustes ja nende tegevuste tulemusel siseauditile ei nähtunud, et härra Beganov või tema ettevõtte kaudu oleks saadud nendele hankedokumentidele kuidagi ligi. Ja ta ei ole ka kunagi olnud riigilaevastiku töötaja, et tal oleks kuidagi dokumendihaldussüsteemi või mingi muu süsteemi kaudu olnud ligipääs. Ehk et meile selliseid olukordi ei nähtunud, et ta oleks hankedokumente kuidagi muutnud või nende koostamist mõjutanud. Aitäh! Ma korra küsin ka seda, kas Edgar Beganov seda mainis ka, et ta muidu selle ettevõtte ainus kasusaaja? Jaa, see on äriregistri avalikest andmetest nähtav, see on meile teada. Ma lisaksin ühe kommentaari eelmise küsimuse juurde, et seos ametite ja Workboats Consultingu vahel, et kuivõrd Transpordiamet on riikliku järelevalve asutus, siis tekib ju küsimus, et kas nimetatud ettevõte on ka meie ameti järelevalve objekt. Ei ole. Transpordiamet ei teosta järelevalvet Workboats Consulting tegevuste üle. Nii, tuleks tagasi veel nende hanketingimustele, mille kohta siis korra mainiti, et siis ikkagi uuesti üks asi esiteks, et kuidas või juhtus nii, et oli siis, eks ole, märgitud see kindel nõue eksperdile, et tal peab olema läbitud just see üks konkreetne koolitus, just konkreetse margi navigatsiooni paigaldamise osas, kui tegelikult sellist koolitust
on ekspertide sõnul tegelikult ei ole vaja. Ja kui vaadata just sellise koolitusega, konkreetse koolitusega ekspert, et palju neid siis on Eestis saadaval, siis neid on reaalselt paar inimest, kellest üks näiteks töötab sellesama laeva ehitava Baltic Workboatsi heaks, ehk siis selle ettevõtte heaks, kes ehitas laeva, et siis kas siin ei ole võimalik, et võiks näiteks ka tekkida huvide konflikt, et nad teostaksid nagu enda üle järelevalvet, et kas on seda analüüsitud? Meil ei ole sellist teadmist, et inimene, kes selle Wärtsilä süsteemi, siis ma ei tea, müüb või paigaldab, et töötab Baltic Workboatsi heaks. Aga ma võiks kõik kommenteerida, neid võib olla vähe, aga neid on. On 2 pakkujad, järelikult nad leidsid 2 inimest või võtsid sama inimese. Aga seda, kas ta töötab Baltic Workboatsi jaoks, seda ma võin pärast küsida. Seda ma ei kontrolli ennem. Ma korra küsin, aga miks ei olnud läbi viidud ka muidu turuanalüüsis on ka eraldi välja toodud, et kui palju, te ütlete, et neid eksperte on turul, eks ole, piisavalt, samas on hanke nendes dokumendis välja toodud, et näiteks turuanalüüsi ei tehtud. Ei, ma ei tea, miks nad tood välja, et neid eksperte ei ole. Neid eksperte on Eestis, neid eksperte on välismaal, meil on rahvusvaheline hange, et nad võivad tulla kõik mis eksperdiga. Aga turuanalüüsid ei teinud? Et mitu eksperti on Eestis Wärtsilä paberitega, ei ole teinud. Just selle sama navigatsiooniseadme eksperti koolitusega? Ei, koolitusega ei ole teinud. Ei ole teinud meil on lihtsalt vaja inimest, kes vastab paber olemas, et see hange ei ole konkreetselt Wärtsilä seadmete peale, see on konsultatsiooniteenus, kus on palju erinevaid eksperte. Ei, just nimelt, neid ei saa olla palju erinevaid eksperte, kuna seal on kitsendav nõue, et peab olema ekspert, kes on konkreetselt läbinud selle ühe konkreetse navigatsiooniseadme koolituse. Ja need inimesi ei ole palju ja need inimesed, kes on, nad on konkreetselt selle näiteks ettevõtte tööl, kes siis tegi tööd selle ettevõtte heaks, kes vähe sellest, et on näiteks täna politsei kriminaalmenetluse all erinevate küsimuste ja mahinatsioonide osas ja teiseks, kes võimalik, et ka teostas ka midagi, mis on seotud laevaehitusega, et siis siin ongi nagu ju mingil määral juba esimene vastuolu. Tegemist on rahvusvahelise hankega, ehk see hanketeade on avaldatud Euroopa Liidu teatajas, et kõik Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtjad oleks saanud seal hankes osaleda, et need tingimused olid kõik võimalikult paindlikud, et kui on välja toodud, et Eestis on ainult 2 sellist spetsialisti, et siis tegelikult Euroopas on neid kindlasti rohkem, et need ei ole piiratud 2 spetsialistiga kogu see turg. Ja, aitäh, et nüüd lähme ka selle teise tingimuse juurde, mis korra käis läbi, eks ole, surveyor, et ma saan aru, et vähe sellest, et seda terminit alguses kasutati ühte terminit, surveyor seal Y-tähega, siis muudeti surveyoriks rohkem, eks ole, eestikeelse kirjapildina, aga samas üleüldiselt, arusaadav, et tegemist on pärit ingliskeelse laenusõnaga, aga just see on see põhjus, miks kunagi pole ka varem riigihanketes sellist nagu sõna kasutatud, sellist terminit, et ikkagi tavaliselt kasutatakse sõna inspektor, kasutatakse sõna järelevalvespetsialist ja huvitav seejuures see asi, et on ainult üks ettevõte Eestis, kes just seda sõna kasutab ja see on Workboats Consulting, kes siis selle on hanke võitja ja kes siis kelle 50% osalus siis kuulub sellele kõrgele riigiametnikule, kellest siin juttu oli Edgar Beganovile. Et kuidas siis seda kommenteerite? Surveyor kindlasti ei ole ainult mingi unikaalne sõna, et seda üle maailma kasutatakse päris tihti. Absoluutselt kõik järelevalvet teostavad asutused välismaal kasutavad seda. Et ei saa öelda, et seda sõna keegi ei tea. Ja täiesti laialt kasutatav, et miks väidetakse, et see on ainult
mingi kitsendav asi, ei oska Et öelda. siis varem on, et riigihangetes ka pidevalt siis seda sõna kasutatud. Ma arvan, sellist riigihankeid ei ole enam tehtud. Et ei leia sellist riigihanget sellise sõnaga. Kas ma tohin täpsustada, et me tegelikult ei ole nõudnud ainult sellise ametinimetusega spetsialisti, et me oleme seda sisustanud tegelikult tema pädevuse ja kogemuse kaudu, ehk me oleme lahti kirjutanud hanke tingimustes, et milliste tegevustega peab olema see spetsialist tegelenud. Tema ametinimetus ei pea olema surveyor, ehk ta ei pea olema konkreetselt selle ametinimetuse all töötanud mõnes ettevõttes. Et oluline on just tema tegevuse sisu. Ja ma korra küsin, et siin nagu selle siseauditi kohta oli ka nagu erinevat infot, et üks info on nagu see, mis on korra meedias läbi käinud, justkui ka Kliimaministeerium nagu tegi selle hanke osas nagu auditi ja kontrolli, et siis muidugi ühes e-mailis tuli vastus, et ikkagi sellisel kujul ei olnud seda auditit, et võib-olla saaks nagu korra selle küsimus uuesti läbi käia. Ja, aitäh. Kui võib-olla siis täpsustaks sellist tavapärast käitumisolukorda, et kui tulevad mingisugused sellised algsed süüdistused või ka ajakirjaniku päringud huvide võimaliku konflikti teemal või mõni muu sarnane olukord, kus võib esineda võimalik huvide konflikti risk, siis on hästi tavapärane, et kantsler või minister palub, et siseaudit vaataks, koondaks esmast infot, et kas selles teemas võib esineda mingisugune päris probleem, kas sellega tuleks seejärel edasi tegeleda või mingisugune muu otsustus. Ehk jah, kantslerilt meile see palve tuli, võtsin, koondasin endale teatud ligipääsud, vaatasin sisse riigihangete registrisse, vaatasin sisse meie erinevate asutuste dokumendihaldussüsteemidesse, et selgitada just välja ennekõike selliseid riskikohtasid, et kas ma näen, et nendele hanke alusdokumentidele on siis kas Edgar Beganovil või siis ka temaga seotud ettevõttel või siis isegi kas või Trammi näitel, kas ma näen kuskilt, et kellelgi on sellele algatuseks ligipääsu. Et kuna tegemist on erinevate meie allasutustega, kes turvavad oma süsteeme ilmselgelt ühte ja teistpidi, siis ei ole nagu selline olukord, et kõik saavad kõigi dokumentidele ligi kuidagi tavapärane. Ei näinud sellist ligipääsu. Küsisin ka küsimusi, erinevaid küsimusi küsisin Transpordiametilt ka selle kohta, kas ta on oma huvidest teavitanud, küsisin Riigilaevastikult ja neilt mõlemalt, kas nad on kuidagi muud moodi saanud näha neid riigihanke dokumenti, kinnitati, et ei ole. Jah, selliseid nii-öelda luurevaldkonna tegevusi loomulikult siseaudit teha ei saa, et kellegi postkast üle vaatab, aga mitte ühtegi sellist elementi nendes tegevustes, mis siseaudit tegi, meie ei näinud. Palusime ka selgitada samu surveyori küsimusi, palusime selgitada ka seda Wärtsilä seade teemat. Need selgitused, mis siis sarnanevad nendele võib-olla veidi põhjalikumalt räägiti, et lähevad kokku sellega, et mul ei olnud ühtegi põhjust midagi muud öelda. Ehk jah, siseaudit ei teinud otseselt auditit, me ei teinud tööprogrammi, me ei koostanud aruannet, aga me andsime kantslerile selle oma tegevuste pealse tagasiside, mis ma arvan, et on kõige efektiivsem ja mõistlikum lahendus antud olukorras. Ja, aitäh. Et jah, üks asi on see, et eks ole, et ei olnud nii-öelda ligipääsu hanke dokumentidele, aga ma tulen uuesti selle küsimuse juurde tagasi, mida ma eelmine kord esitasin, et kas siis Workboat Consulting oli seotud ka selle laeva projekti koostamisel konsultandina. Et ma eelmine kord lihtsalt ka küsisin, siis oli vastus, et ei olnud nii-öelda. Ja sellist infot meie ei näinud. Võib-olla siia taustaks veel juurde, et nagu ma ütlesin, et kui meile toona need küsimused algselt tulid, siis oli väga raskesti aru saada, et mis asutused
töötajaks teda varasemalt peeti ajakirjaniku kaudu ja me vaatasime ka selle üle, et ta ei ole olnud riigilaevastiku töötaja. Jah, on olnud MKM-i ajal erinevaid lepinguid, kus see Workboats Consulting on olnud osaline, sealhulgas riigilaevastiku loomisel, aga seda, et tal oleks nendele asjadele mingisugune eriline ligipääs, on tõesti meie ei näinud. Ja no jälle jah, see ligipääs, et lihtsalt kui ma vaatan Workboat Consulti kodulehekülge, et nad ise reklaamivad selle sama vaidlusaluse laeva toomist, eks ole, et siis et see ongi see, et sealt tulenebki iga kord see küsimus, et kas nad on selle nagu ehitusega ka olnud seotud, et siis kui eks ole, samal ajal nad siis teostavad ka järelevalvet, noh siis siin on nagu kahekordne huvide konflikt. Üks huvide konflikt seisneb selles, et eks ole, võidab firma, kus on siis 50% osalus kõrgel riigiametnikul ja teiseks, et see firma oli seotud ka selle laeva ehitusega ja nüüd nad hakkavad teostama ka, no, eks ole, võimalikku järelevalvet, et noh, siin on nagu seetõttu oligi see mitu korda oli küsimus, et kas te olete teadlik sellest, et kas oli mingi laevaehitusega konsultant oli seotud või ei olnud. Et ma saan aru, et seda teadmist siis võib-olla sellist kujul pole olnud. Ma võin vastata võib-olla täpsemalt, et laeva ehitusega või tehniliste kirjeldustega nad ei olnud kuidagi kunagi seotud, aga laeva pukseerimine poolest, et firma tegi, aga mitte meie tellimusel, vaid laevaehitaja tellimusel. Ja noh, ei ole meiega seotud see otsus või midagi. Veel kord, et teie väidate, et Workboats Consulting pole olnud mitte kuidagi seotud, eks ole, neid laevaprojekti koostamise, konsulteerimise või millegagi? Ei ole? Ei ole. Et siis see reklaam on ka mingi vale reklaam neil kodulehel, eks ole? Ei, laeva toomise nad on teinud, aga mitte meie tellimusel. See on transport, ma saan aru, et nad reklaamivad seda, et nad on transportinud selle laeva siia, mitte et nad on teinud, et seda ja nad ei välista. Nad pukseerisid selle laeva poolest Eestist. Seda küll, aga mitte meie tellimusel, mitte meiega seotud. Just, mikrofon. Lihtsalt, kas on võimalik korrata see lausa otsast peale, sest see mikrofon oli väljas? Jah, laeva ehitusega nad ei ole seotud, aga laeva toomine poolest Eestisse, seda nad on teinud, aga mitte meie tellimusel või noh, see ei ole kuidagi meiega seotud, see on laeva ehitaja nende vaheline asi. Ja nüüd selle laeva ehituse see küsimus, et mis on see põhjus, et need ekspert, eks ole, et ei soovita nagu avaldada, et ma saan aru, et on olnud see küsimus ekspertide kohta, eks ole, et siis võib-olla ka sealt nagu aru saada, kas see võimalik ekspert on olnud varasemalt seotud, et võib-olla ka siin, et teie nagu nägemus. Milline ekspert? No see ekspert, kes siis nüüd hakkab teostama seda järelevalvet. Järelevalvest üldse, et meie teostame järelevalvet ise. Meil on eksperdid olemas, laeva arhitektid, laeva juhid, laeva mehaanikud. Ja võib tekkida selline olukord, kus meil on vaja abi, et kus me ei saa hakkama. Vastuvõtmine, et selle graafik läheb tihedaks. Siis on abi vaja. Ja selles omaniku järelevalve ja nõustamisteenuses, seal on 5 eksperti, et keda firma peab meile välja pakkuma. Juhul, kui meil seda vaja läheb, seda ei pruugi vaja minna, aga võib vaja minna. Ja see oligi sööke hange tehtud selle peale. Seal ei ole 1 ekspert, see on 5 eksperti. Nii, ongi küsimus, et miks nende ekspertide nimesid ei avalikustata? Nimetusi. Hange on niimoodi üles ehitatud, et pakkuja ei pidanud meile oma ekspertide andmeid või CV-sid kohe koos pakkumusega esitama. Ta peab eksperdid meile teatavaks tegema lepingu sõlmimise järel. Pakkumuse hindamise käigus pidid nad kinnitama, et neil on kõik vajalikud eksperdid olemas. Ja mõlemad pakkujad seda ka kinnitasid. Miks see hange oli niimoodi üles ehitatud, on sellepärast, et mitte panna pakkujatele koormust
kohe kõikide võimalike ekspertidega lepinguid sõlmida, vaid nad kinnitavad, et on valmisolek teenust osutada, kui leping nendega sõlmitakse, aga me ei pane neile koormust koheselt neid kokkuleppeid teha. Näiteks toon paralleeli näiteks avaliku liiniveo hangete puhul, et nõutakse laeva ja laeval peab olema ka asenduslaev, aga asenduslaeva osas ei pea olema tehtud näiteks kokkuleppetel, peab olema kinnitus, et tal on asenduslaev. Et samamoodi, et meil nõuame, et teil on olemas eksperdid ja seda nad kinnitavad. Lepingu täitmise algamisel peavad need eksperdid ka reaalselt neil olema. Et me tegime seda just sellepärast, et võimalike pakkujate ring oleks väga suur. Et ei oleks piiratud hankel osalemine selle tõttu, et neid kohe näiteks pakkumise tegemise konkreetset eksperti ei ole. Ja lihtsalt siin oli välja toodud, et see tuleneb, ma saan aru, see on nüüd ka üks kommentaar, mis oli ka meediast läbi käinud, et justkui seda on vaja teha, et see tuleneb nii-öelda struktuuri Euroopa Liidu nende rahastuse erinevatest, tavadest ja reeglitest. Et lihtsalt siin ka, et sai erinevate ekspertidega nõu pidada, kes siis tegelevad nende Euroopa Liidu struktuurifondide rahakasutuse põhimõtetega, et tegelikult, seal sellist ei olegi nagu reeglit, et lihtsalt siin ongi küsimus, et kas just huvide konflikti maandamiseks ja et välistada seda, et see ekspert, kes tuleb, oli võimalikult kuidagi varasemalt seotud kas laeva ehitusega, et kas sellisel juhul ei oleks olnud mõistlik ikkagi neid eksperte välja nõuda enne seda, kui leping sõlmitakse? Just huvide konflikti maandamiseks? Valisime just sellise tee, nagu me hanke oleme üles ehitanud, aga huvide konflikti teema on meil kindlasti ka lahendatud, et meil on raamlepingus mitmed punktid, mis käsitlevad seda, et töövõtjal ei tohi olla huvide konflikti, et tuleb kasutusele võtta kõik erinevad meetmed huvide konflikti olukorra maandamiseks, võimalus on eksperte välja vahetada ja meil kui hankijal on võimalus ka leping üles öelda, kui huvide konflikt peaks esinema. Et need maandamismeetmed on meil hanke lepingu täitmise raames ette nähtud. Ehk siis praegu, kui leping sõlmitakse ja näiteks üks ekspertitest tuleb välja, et teie võib-olla juurdluse käigus, et ikkagi tema oli varasemalt seotud mingil moel laeva ehitusega, siis te täna kinnitate, et siis koheselt palute sellel eksperdil et see ekspert vahetataks välja või siis kui seda ei tehta, et siis te olete valmis ka lepingu lõpetama? Jah, ma kinnitan, et meil on lepingus olemas punkt, mis ütleb, et meil on tellijana võimalik ekspert välja vahetada, kas ta ei vasta sisuliselt nõuetele või esineb huvide konflikti olukord. Ja, ma korra küsiks, et ma saan aru, et selle hanke ettevalmistamisega, nende hanke tingimuste poole väljatöötamise ja kirjutamisega, et olite siis teie, eks ole, seotud, jah, et võib-olla ma korra küsin, et kas te isiklikult ka tunnete Edgar Beganovit kui pikalt? Jah, me töötasime kunagi koos ja õppisime ka. Et kas siis lihtsalt küsin, et teie kaudu on teoreetiliselt oleks võinud info liikuda nende hanke tingimuste kohta ka? Ei, et hanke tehnilise kirjutuse ettevalmistamiseks mul abi ei ole vaja. See on minu hinnangul väga lihtne hange. Jaa. Et veel selline küsimus, et me täna saime kirja, et see nüüd oli adresseeritud komisjonile ja selles kirjas oli selline asi välja toodud, et oli küsimus, et miks siis hanget ka ei teostatud varem, et kuna, eks ole, laev on, eks ole, toomisfaasis, kus käib, eks ole, süsteemide paigaldus,
et kõik joonised on siis sertifitseeritute poolt praktiliselt kinnitatud ja ehitajal põhimõtteliselt ei ole tegelikult mingit kohustust hakata siis Riigilaevastiku poolt tehtud kommentaare täitma. Et võib-olla siis selle kohta saab ka vastuse, et kuna siin ongi eraldi selline pöördumine tehtud komisjonile. Jah, muidugi, et nagu ma ütlesin varem, et Riigilaevastikus on oma kompetents olemas. Meil on olemas nii laeva arhitektid kui projektijuhid, et kogemusega kui mehaanikud, kui laevajuhid ja seda konkreetset lepingut meil on vaja ainult juhul, kui meil oma jõududest jääb puudu. Siiamaani oleme hakkama saanud. Ja, aitäh. Kas ma võin veel laiemalt, et see on laiem küsimus Kliimaministeeriumile, et üleüldse selline, kuna me pidevalt tegeleme nende erinevate huvide deklaratsioonide ja asjadega, et kuidas üleüldse teil kogu see asi on üles ehitanud, midagi te juba mainisite, aga selle konkreetse kaasuse puhul, et eriti veel, kui tulevad mingid erinevad, probleemid või info või küsimused või meedias info, et siis te, tegelete eraldi kaasusega, aga laiemalt üleüldse kõik need võimalikud huvide konflikti maandamise riskid, et võib-olla on ka mingid muudatused tehtud, et mingi aeg me juba seda korra käsitlesime, kas oli üle aasta tagasi, aga võib-olla on veel midagi uut. Ja, aitäh küsimuse eest, et üritan seda siis nüüd võimalikult kergesti ja kiiresti kokku võtta, et kokkuvõtlikult iga asutuse konkreetse tegevuste eest ennekõike vastutab ikkagi konkreetse asutuse juht, et tema sisekontrollisüsteem toimib ja see on ka Vabariigi Valitsuse seaduses nii toodud. Aga tegelikult on 3 taset, on nii-öelda valitsemisala ülene tase, asutuse tase ja tegelikult 3. väga selge on ka selle isiku enda teadlikkus ja vastutus sinna juurde, et tooks kõik need 3 eraldi välja. Mida meie teeme siis? Meie loomulikult tahame teenistujate teadlikkust ja eetilisi väärtusi igati edendada. Meil on varasemalt olnud valitsemisalas välja töötatud, see on siis Keskkonnaministeeriumi ajal ja oleme ajakohastamas seda läbirääkimised suht lõppfaasis eetilise käitumise ja korruptsiooni ohtlikes olukordades käitumise juhis, kus meil on kirjas kõik erinevad põhimõtted, kuidas kõrvaltegevustest teavitada, mida tohib, mida ei tohi seotud isikutega ja nii edasi ja nii edasi. Ja ka allasutustel on vastavad korrad ja protseduurid veel eraldi täpsemalt kirjeldatud. Me tegeleme ka süsteemselt koolituste ja teavitustööga. E-koolitus korruptsiooni teemal on üks selline koolitus, mida me tahame, et kõik meie inimesed läbiksid. Näiteks võin kohe tuua, et eelmine aasta korraldasime valitsemisala ülese koolituse korruptsiooni teemal. Taavi Pern viis meil seda läbi, ja eraldi olen koos personaliosakonnaga üle-eelmine aasta kõikidele meie juhtidele, sealhulgas ministritele tollastele korraldanud, kes kusjuures osalesid, et sellised teemad. Meil on kõikides asutustes sisseelamise koolituste käigus samamoodi plokk sees, taustakontrollide teemaga tegeleme. Siseaudit umbes 3 aasta tagant teostab eraldi kõrvaltegevuste kontrolli valitsemisala üleselt, ehk võtame äriregistrist olevad andmed, teeme erinevaid võrdlusi ja asju ja vaatame, kuidas see käib. Ja tõesti, ma ei tea, kuidas teistes ministeeriumides on, aga meie ka kontrollime huvide deklaratsioone siseauditis, aga me teeme seda riskipõhiselt. Osad asutused teevad seda ise ka, oleme nendega kokku leppinud, näiteks Keskkonnaamet oma töötajate osas, kuna seal on järelevalveinspektorid samamoodi. Ja vaatame ja juhid vastavalt vajadusele ka korrigeerivad, ehk siis nii-öelda esitavad uue, nagu enne jutuks oli, et parandada ei saa, et selliselt laiemalt öeldes on meie süsteem üles ehitatud. Ja ma korra küsin, kui on näiteks riigihangete osas, et lihtsalt see süsteem, meil on Rahandusministeerium tegelikult mingil määral, teostab ka laiemalt sellist järelevalvet riigihangete osas, et kui tekivad, mingisugused küsimused, üks asi on see, et te ise teete, need kus sisejuurdluse, siseauditi, et võib-olla need erinevad küsimused, aga kas te ka Rahandusministeeriumiga siin osas teete koostööd või näiteks saadate Rahandusministeeriumi ametnikele mingite asjade ülevaatamiseks, et lihtsalt kuidas võib-olla selles osas käib see koostöö ja kontroll?
Aitäh, kohe täpsustan ja siia juurde lisan, et tegelikult meil on lõppemas üks hangete audit, mis puudutab RRF-i ja igasuguseid rahastusi, just kus vaatamegi Transpordiameti hankeid, Riigilaevastiku hankeid, Kemiti hankeid ja ka ministeeriumi enda hankeid ja näiteks võingi tuua, et kuna need on erinevate rahastustega seotud hanked ja seal on ka väga palju just huvide konflikti teemale tähelepanu, siis pöördusimegi ja Rahandusministeeriumile andsime oma arvamuse, kuidas me ühte ja teist asja näeme ja saime tagasiside, mida auditi käigus kasutame. Ehk loomulikult me teeme koostööd nendega, kes riigis mingi asja eest vastutavad. Aitäh! Jaa, kas oli soov täiendada? Ma tahaksin Transpordiameti poolt täiendada, et tegelikult mina olen viimase 3,5 aasta jooksul hästi süsteemselt just nimelt huvide konflikti ja korruptsiooni ennetuse teema ametis ette võttud. Meil on kinnitatud eelmise suve alguses eraldi korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamise poliitika, mis on kõikidele teenistujatele kohustuslik, see on kõikidele läbi dokumendihaldussüsteemi teadmiseks saadetud, nad on selle kõik teadmiseks võtnud. Me teeme 1 kord 2 aasta jooksul kõikidele Transpordiameti teenistujatel palume läbida Justiitsministeeriumi e-kursuse ja sooritada ka testi. Ja see satub alati paaritu arvulisele aastale. 2025. aasta lõpus me tegime viimati seda testi ja selle testi läbis 95% teenistujatest, mis on tegelikult hästi kõrge protsent. See e-kursus on meile hästi hea, sest kuna me asume üle Eesti, meil on 17 erinevat asukohta, siis see e-õppe on hästi mugav, mida kasutada. Kõrvaltegevustest teavitamine. Me oleme lisaks, kui ametnikel tuleneb kõrvaltegevustest teavitamise nõue seadusest, siis meie oleme pannud selle kohustuse kõikidele teenistujatele ehk ka töölepingulised töötajad teavitavad kõrvaltegevustest ja nad on seda väga hästi teinud. Me 2 korda aastas eraldi kontrollime uute töötajate poolt kõrvaltegevustest teavitamist. Ja 1 kord 2 aasta jooksul me võtame ette just tulenevalt siseauditi läbi viidud auditist, me vaatame nagu kõikide teenistujate poolt üle, et kas nad on ikkagi oma kõrvaltegevused teavitanud. Uue töötaja infopäeval on täiesti eraldi plokk huvide konflikti ennetamine ja korruptsiooni ennetamine, sealt pääsu pole, kõik nad peavad selle klassis ära kuulama. Ja me oleme suutnud saavutada sellise kultuuri, et tegelikult inimesed julgevad küsida. Me oleme seda teemat pookinud ka erinevatesse kordadesse, näiteks on täiesti eraldi punkt huvide konflikti vältimise nõuete kohta hanke korras, see on avalikult kodulehelt leitav, ehk huvide konflikt peab olema välistatud, ei tohi olla ka näilist huvide konflikti. Ma arvan, et me asutusena oleme astunud väga suure sammu edasi, mis ei tähenda seda, et inimeste teadlikkust ei peaks kogu aeg kasvatama, selle kogu aeg tööd tegema, seda me teeme, aga olukord on oluliselt paranenud. Ja Priit Sibul. Ja, aitäh. See oli väga põnev, mida te rääkisite, aga mul on küsimus, kas te peate eraldi registrit või selle töölepingusse kirja need inimeste kõrvaltegevused asjad või on see Transpordiamet peab mingit eraldi registrit või mismoodi see peab ja kui tekivad nii-öelda Transpordiametis töölepinguga töötamise ajal tekkima täiendavaid kõrvaltegevusi, siis kas ja kuidas neid nii-öelda teavitatakse ja mismoodi seda arvet peetakse, sest see lõpuks nii-öelda sealt ka, mida te kirjeldatakse, võimalik huvide konflikti värk võib peitada, aitäh. Jaa, aitäh. Me kasutame kõrvaltegevustest teavitamiseks riigitöötaja iseteenindusportaali. Seal on täiesti olemas kõrvaltegevustest teavitamise funktsioon ja kõik see teavitus on hästi lihtne, see vorm on kõigile ühtne ja seal on ette antud ka kooskõlastusring, jõuab ta alati peadirektorini välja, nii et ja kui on tehtud korrektne teavitus läbi riigitöötaja iseteenindusportaali, siis tegelikult SAP-ist saab võtta kõrvaltegevuste aruande ja ongi täpselt vaadatav. Ja selle pealt me saame teha võrdluse näiteks äriregistri andmetega ja saamegi töötamise registri andmeid me ei näe, nii et me saame ainult pool rehkendust teha. Riina Sikkut. Ja, issand.
aga tahtsin küsida hoopis selle kohta, et meil on olnud ridamisi näiteid, kuidas tõesti Kliimaministeeriumist läheb inimene tööle energiasektorisse või Kaitseministeeriumist kaitseettevõttesse, Sotsiaalministeeriumist ravimiettevõttesse, mis alati tekitab küsimusi, et kas see pöörduste poliitika peaks olema meil kuidagi paremini reguleeritud. Nüüd on meil näide, kus inimene tuleb erasektorist avalikku sektorisse ja siis meil tekivad samalaadi küsimused, et kuidas me huvide konflikti maandame. Nüüd, arvestades Eesti väiksust, siis tõesti, et sektorite või avaliku ja erasektori vahel liikudes inimene panna aastaks kuidagi lukku, see tundub absurdne tõesti, aga samas huvide konflikti maandamiseks on vaja mingisuguseid samme kasutusele võtta. Kuidas teie oma töös näete? Kas on vaja, ma ei tea, seadust muuta? Kas tuleb teha intensiivsemaid koolitusi? Kas on vaja mingisugust avalikku arutelu? On mingisugust hea tava loomist? Kas nende mineviku näidete baasil teie näete, et on riske, mida me peaksime paremini maandama ja midagi muutma? Aitäh! Ma alustan siis vastamisega, et tegelikult need olukorrad on ju kõik sellised, nad on igaüks on natukene isemoodi. See sõltub sellest, et kus ta töötas erasektoris enne ja kuhu positsioonile ta tuleb avalikus sektoris. Mida kõrgemad need positsioonid on, siis seda rohkem nii-öelda trikkimise asi tegelikult on ja seda ettevaatlikumalt läheneda tuleb. Ja minu arvates, mina ütlen oma kogemuse pealt, et seal ei ole väga suurt vahet, kas see liikumine on sedapidi, et me liigume avalikust sektorist erasektorisse või me liigume erasektorist avalikku sektorisse. Et kui nii-öelda liigutakse lihtsate positsioonide vahel, siis see on oluliselt lihtsam, kui lähevad juhtivatel positsioonidel olevad inimesed. Ja tegelikult, kui oli küsimus, et kas peaks õigusruumi muutma, seesama kõrvaltegevustest teavitamise regulatsioon, mis on täna avaliku teenistuse seaduses ja ta ei näe täna ette ju osalustest teavitamist. Ja mina ütlen, et osalusel ja osalusel on vahe, et ka see tänane arutelu, eks ju, on ju tegelikult tingitud, kui Transpordiameti merendusteenistuse direktor oleks, ma ei tea, mingi põllumajandusettevõtte osanik, siis me täna seda arutelu ei peaks, eks ju. Aga just nimelt see, et see tema avaliku sektori positsioon ja see ettevõte tegutsevad samas valdkonnas. Ehk tegelikult see nii-öelda osalusel ja osalusel on vahe, et täna tuleb juhtorgani liikmena tegutsemisest teavitada, mis tähendab seda, et kui inimesed on aktiivsed, nad on korteriühistutes, nad on rahvaslaulu- ja tantsuseltside juhatustes ja aiandusühistustes ja kus iganes, siis sellest tuleb tegelikult kõigest teavitada. Aga seadus täna meil ei eelda, et sa osalusest pead teavitama, ehk see on just nimelt selline riskipõhine sisevaade ja kokkuleppe selle kandidaadiga, et ole hea, läbipaistvuse huvides palun teavita. Tegelikult see võib-olla on selline kaalumise koht, mida võiks kaaluda. Jaa. Aitäh. Ma korra uurin veel seda küsimust, et kas oli käsitlusel või et näiteks selle 50% osaluse see müümist või et meil on isegi siin isegi Riigikogus, et on müüdud maha osalus, et ei oleks huvide konflikti, aga kuna ikkagi siis olid teatud erinevad otsused või seosed, isegi sellest tekkis probleem, et ma ei tea, kas see oli korra arutelul ei ole, lihtsalt see korra meedias käis läbi, aga... mina riskijuhina sooviksin absoluutselt, et seda osalust ei oleks. Elu oleks palju lihtsam, ausõna. Aga nii ei ole. Ja veel üks küsimus, et huvide deklaratsiooni osas, kas te teete eraldi kolt, sest meil on isegi ka siin majas, kuigi paljud on juba mitu aastat teda täitnud, on päris tõsised probleemid selle täitmisega, et tihtipeale ei saada aru, et ikkagi, et kuidas siis õigesti neid, ma räägin isegi osalustest, aga kõikidest muudest asjadest, et kas eraldi selle kohta ka või on ainult lihtsalt see nii-öelda eeskiri või koolitust eraldi ei ole sellist, eks ole vist? Meil on Transpordiametis deklarantide arv on
tegelikult suhteliselt väike ja nad on, kuna peadirektoril on ainsana seadusest tulenev kohustus ja ülejäänud deklarandid on pandud, neile on pandud kohustus peadirektori käskkirjaga, siis tegelikult ma jõuan nende kõigiga tegeleda individuaalselt, kui neil küsimused on ja neil on, juba siuksed väga lihtsad ja vahvad asjad, et nad on, kui sa Maksu- ja Tolliameti iseteenindusse sisened, siis nad on rolli jätnud nii-öelda õige valimata ja siis nad ütlevad, mul ei ole seda kohta, kus ma deklaratsiooni esitada saan. Et tegelikult mina olen saanud iga inimesega eraldi tegeleda, et tema murele siis lahendus leida. Kui inimene küsib ja nad kõik teavad, et nad tohivad küsida, sest nad saavad e-kirja mitu korda selle kohta, et tähtaeg läheneb ja palun esitage deklaratsioon. Ja, aitäh. Nii, ma nüüd korraks veel põrkun tagasi sellele küsimusele, mida siin edasi-tagasi mitu korda on küsitud, et eks ole selle nii-öelda laeva toomisega. Aga kuna seda sama laeva, eks ole, Workboat Consulting pukseeris, siis pukseerimise jaoks on vaja pukseerimisprojekti. Et nüüd kas siis sellest tulenevalt oli võimalik ikkagi, et Workboat Consultingul võisid olla ligipääs siis asjasse puutuvatele dokumentidele? Seda konkreetset küsimust spekuleerida ei oska, aga kui üldjuhul pukseeritakse laevu või antud juhul laevakorpus, siis koostatakse pukseerimisplaan. Pukseerimisplaani eesmärk on see pukseeritav alus punktist A punkti B viia ohutult. Ehk siis pukseerimisplaan kätkeb endas kogu seda transpordi koridori, kus kohas läbi liigutakse, neid ilmastikutingimusi, kus kohas liigutakse ja ka loomulikult konkreetseid dimensioone selle pukseeritava objekti kohta, antud juhul siis laeva kere kohta. Kindlasti see puudutab ka teatud osas erinevaid tugevusarvutusi, just mis puudutab neid piirkondi, kus siis puksiirots näiteks küljes on. Aga sellega selles suhtes asi piirdub, et antud juhul ju tegemist oli laevakorpusega, tekkeehitus midagi ei olnud, navigatsiooniseadmeid seal midagi peale olnud, ehk me räägime tükist metallist tegelikult ja selle pukseerimisest. Et teie siis arvamus, et läbi selle ei olnud võimalik, et oli ligipääs mingile infole või dokumentidele või veel lisaks, et kuidagi oleks saanud seda ära kustuda? Kui me vaatame pukseerimist kui tegevus, siis seal ei ole vaja ligipääs sellistele andmetele. Aitäh. Ja, aitäh. Komisjoni liikmetel oli täpsustusküsimus, et tõesti, mis veel see pöördu uste, eks ole, küsimus, et me rääkisime, eks ole, eelkõige seda, et avalikus sektoris, näiteks tõesti erasektorisse, et meil oli siin õiguskaitseorganist esindajad ja see oli see küsimus, mida siis arutati, et kas me peaksime panema nagu öeldakse võib-olla mingil määral see konkurentsipiirang või siis peakski olema see nii-öelda jahtumisaeg, jahtumistähtaeg, et selline aasta-2. Et ma korra küsin, et kas see kordagi oli näiteks Kliimaministeeriumis arutlus, Kliimaministeerium on nagu üks meil suurim, eks ole, asutus, et kas on üldse olnud neid arutelusid huvide konflikti maandamise osas? Just see pöörduste poliitika. Ja, aitäh. Selles mõttes otseselt eraldi arutelu selle kohta nüüd ei ole, aga niimoodi jutu sees ja ühte teistpidi on ikka loomulikult seda arutatud, aga siin ma nüüd väljendan puhtalt enda seisukoht, et mina toetan, et nagu Evelin siin kõrval ütles, et jube hea oleks, kui on ju selliseid osalusi ei oleks, siis tegelikult kui nüüd hästi ausalt mõelda sellele teemale, siis kui ei ole selgelt fikseeritud reegleid ja see eelmine küsimus ka, et kas koolitusega või millegi muuga, siis olukorras, kus tekivad sellised võimalused ja pakkumused, siis inimese enda see käitumine võib-olla, kui see kuskil ei ole piiratud, keelatud mingilgi kujul, mingilgi perioodil, siis see kindlasti
hakkab otsima halle alaseid võimalusi ja see tegelikkuses, eriti just selliste kõrgemate kohtade puhul, ma lihtsalt arvan isiklikult, et see ei toimi. Aitäh. Jaa, aitäh. Et ma arvan, et kuna komisjoni liikmetel rohkem küsimusi ei ole, et kui sobib, siis ma külalisi tänan ja ma lõpetaksin ka avaliku ülekande ja me siit jätkaksime lihtsalt kinnise istungi formaadis komisjoni liikmetega omavahel. Aitäh!